taas enda rubriigiga Ausad jutud FitLapiga, kus anonüümselt jagame siis klientide nii-öelda küsimusi, mõtteid, muresid ja proovime siis neile leida lahendusi ja anname soovitusi. Mina olen Berit. Ja mina olen Rene. Ja hakkame siis pihta. Nii, esimene lugu on selline. Kuidas leida endas jõudu taas alustada? Iga päev on mõte, et homsest ja taas homsest. Olen kogenud tunnet, kui olen kaalu kaotanud, see on mega hea, aga lihtsalt jõudu pole. Tahaks trenni ka kõrvale, aga üksi ei oska saalis midagi teha. Nii, kuidas leida endast siis taas jõudu, on ju? No ütleme niimoodi, et tegelikult siin tulebki põhimõtteliselt tegelikult teha see otsus, et see on minu jaoks piisavalt oluline ja ma võtan selle teekonna ette. Et selles mõttes me kahjuks ei saa oodata või loota, et meile tuleb mingisugune hoog, mingit motivatsiooni või mingi tahtejõulaine, on ju, et selle pealt nagu tegutseda. Et pigem tuleb enda jaoks lihtsalt mõelda, et see on, sinu jaoks on ju piisavalt oluline tegelikult ja põhimõtteliselt ikkagi tuimalt tehagi see otsus. Ja isegi kui sa mõtledki, et homsest alustad, on ju, nii siis alustadki homsest ja ma tean, et tegelikult tihti on ka seda, et võib-olla iga hommik alustatakse, on ju, päeva peale kuidagi ikkagi nagu läheb see asi võib-olla käest, aga tegelikult tuleb lihtsalt võtta ennast põhimõtteliselt kokku esimesed juba mõned päevad, et kui sa juba tegelikult suudad nagu see paar päeva siis ilusti on ju olla kas kavas või süüa siis oma ilusti tervislikku on ju toitu, siis tegelikult läheb juba lihtsamaks, et see algus võib-olla ongi korraks nagu uus ja kõige keerulisem, et lihtsalt kui mõned päevad juba põhimõtteliselt lihtsalt siis ennast natukene suruda, on ju, et siis tegelikult juba ongi kohe palju lihtsam. Ma läheks siit ka tagasi algusse tegelikult, et nagu sa ise ütled, et siis sa mäletad seda tunnet, kui sul oli nagu kerge olla. Ehk siis see on juba üks motivatsioon, ja sa tahad tagasi seda sama tunnet, mis sul siis oli. Ja tegelikult ma ei alustaks üldse homseks. Ma alustaks kohe täna. Mis tähendab seda, et ma võtaks kohe ette kava ja hakkaks juba mõtlema, mida ma täna teha saan. Sest see homme ongi nagu homme. Homme on jälle homme ja homme vaatad, et ülehomme on see homme. Ehk siis tegelikult võiks alustada kohe täna. Ja kõige olulisem on leida üles see sama miks. Et miks sa seda tahad? Et sa tahad ju seda sama kerget tunnet ja mõnusat tunnet. Ja nagu Berit ütles, siis tegelikult esimesed mõned päevad ongi see, kui tuleb nii-öelda hambad ristis ära kannatada. Aga tegelikult see ei ole mingi kannatus, sest juba homme või ülehomme tunned sa ennast märksa paremini ja kui sa sööd tervislikult, siis sul on juba olenemata sellest, kas sa oled allu võtnud kaalu või ei ole, juba on sul endal mõnusam ja kergem tunne. Jah. Et see tegelikult, et alustada juba kohe on ju teoorias, tegelikult see on nagu kõige ideaalsem variant, aga ta jah, tegelikult on, ma ütleks, tegelikult suhteliselt keeruline, ikkagi, et järsku õhtusöögist on ju kuskilt alustada, aga muidugi jah, tegelikult ta võiks nii olla, aga mis siin veel on, tuli pähe on see ka, et planeeri nagu ette, et kui sa mõtledki, et okei, on ju, ma ei tea, iga päev alustad nii-öelda homsest uuesti võib-olla ja siis sul läheb kuidagi päeva peale see asi käest, siis mõtle nagu, tee täna endale see homse päeva plaan ka nagu valmis. Et hommikusöögiks sul ongi need söögid, lõunasöögi võib-olla teed endale valmis või planeerid ära, on ju õhtusöögi ka, et sul on see plaan paigas, et sa ei jää lootma selle peale, et ma homsest alustan ja siis sa kuidagi jooksvalt hakkad nagu homme mõtlema või lõunasöögi ajal hakkad siis mõtlema, et okei, mis ma nüüd täna siis teen ja siis tundubki juba keeruline ja võtadki mingi suvalise asja. Et tee endale nagu mingi plaanikene ära, kas või need esimesed paar päeva on ju ja sul ongi paigas, sul on juba välja mõeldud, ma tean, mis ma söön on ju hommikul, ma tean, mis ma söön lõunal, ma tean, mis ma söön on ju õhtul. Et sa ei jäta seda kuidagi selle hetke või juhuse või emotsiooni nagu kätte siis on ju, et see otsus ei tule nagu siis sa ei hakka nagu mõtlema kell 7 õhtul, et ma tahaks mida ma nüüd söön, on ju, siis lähevadki need asjad nagu keeruliseks. Et tee endale selline väike plaanikene ette lihtsalt juba paar päeva tõesti ja ongi juba palju parem ja jah, täpselt tegelikult nagu sa juba ka on ju tõi Rene meil siin välja, et jah, tuleta nagu meelde endale seda ka jah, et miks see ongi oluline ja kuidas sa ennast tundsid ja nii edasi. Ma tegelikult mõtlesingi seda,
et alusta juba täna, et see ei tähenda seda, et sa kohe täna sööd täpselt kava järgi, vaid sa täna juba hakkad mõtlema homse peale ja valmistad ette homsed söögid näiteks, eks ju, et homme hommikul sa ei hakka mõtlema selle peale, vaid homme hommikul sul on juba teada, mida sa sööd ja lõunasöök on võib-olla juba valmis tehtud. Ja, et see planeerimine on nagu tegelikult nii oluline, isegi mina selles mõttes aastaid on ju olen siin toimetanud kava järgi ja niimoodi, minul on vaja ka seda, et mul oleks planeeritud, kui ma iga kord hakkaks enne toidukorda nüüd mõtlema, et mida ma söön, siis mul võiks see asi minna ka nagu kuidagi väga kaootiliseks. Et minul on ka ikkagi alati paigas, et ma tean tegelikult täpselt, mis mul on homme, lõunasöök, õhtusöök ja nii edasi. Ja see toimib, sest see aitab ikkagi hoida nagu järjel. No mitte sa ainult ei tea, vaid sul on ju lõunasöögid ja õhtusöögid on valmis tehtud tegelikult nädalaks ajaks ette. Ja no mina prepin ette kõike jah, aga see on ka selline asi, mis võib-olla ma ei tea, alustajale natukene võib-olla nagu liiga palju, aga vähemalt jah seda, et sa nagu ikkagi oled ära planeerinud, et mis sa sööd, aga jah, minul on nagu selles mõttes ette valmis tehtud, mis ei ole ka nagu halb mõte, okei, tegelikult võib-olla see on hea mõte. Väga hea mõte. Et sa teedki endale ette siis need toidud on ju ära, sa valmistad endale mitu päeva lõunat ette ära, mitu päeva näiteks õhtusööki. Väga lihtsalt toite saab teha, on ju, sul ongi kapis see karp olemas, et sa ei ole homme niimoodi, et sa tuled näiteks, ma ei tea, töölt koju, saad näljas ja sa haarad midagi ja ongi jälle pekis ja sa mõtled, okei, jälle homme alustan, on ju. Vaat sul ongi seesama karp seal kapis, sa tuled näljasena sealt koju, võtad selle karbi, sööd kõhu täis korras, mure murtud, sul ei ole rohkem vaja ei mõelda ega üldse tegeleda oma mingite, ma ei tea, stressate või oma isudega või millega iganes. Et võib-olla tõesti jah, hoopis tuuaks see siin, et võib-olla tõesti teed endale paariks päevaks toidud ette ära, et sul on null mõtlemist põhimõtteliselt ja lihtsalt võtad need toidud. Ma arvan, et see on nagu alustala minu arust. Minu arust üks olulisemaid asju, et mitte sattuda selle küüsi, et sa söödki täpselt seda, mis isu tuleb, vaid sa sööd seda, mis sul on planeeritud ja mis sul valmis tehtud. Ja, sest sul ei ole tihtipeale, ei olegi seda aega, ka saad näljas, sa ei viitsi hakata vaaritama midagi, sa haaradki täiesti suvalisi asju. Võt. Aga ta küsib ka selle kohta, eks, et tahaks trenni ka teha ja ei jõua jõusaalis või ei oska saalis mitte midagi ise teha. Tegelikult ei pea ju kohe saali minema. Et ka FitLabis on olemas kodused treeningud, aga FitLabi treeningud ei ole ainsad treeningud maailmas. Tegelikult on YouTube täis koduseid treeninguid. Et vali lihtsalt kas meie treeningute seast või YouTube'ist välja mõni kodune treening. See on 15-20 minutit ja sellest piisab tegelikult, et teha seda 2-3 korda nädalas ja see on juba väga suur edasiminek. Aga kui sa tahad jõusaali minna, siis jõusaali minnes mina soovitan alati võtta personaaltreeneri esimeseks paariks treeniks kindlasti. Et ta juhendab, ta näitab ette täpselt, mida sa tegema pead, kuidas harjutusi tuleb teha ja ta annab treeningkava kah ette. Ja tegelikult on ka see, et alati ei pea neid jõusaali trenne tegema täpselt, et esiteks sul on üldse valik neid koduseid teha. Tasuta, kusjuures. Tasuta on ju väikse majakuluga, mis on meil ka ju tänapäeval, aeg on ju meil nii väärtuslik ja tihtipeale me ei jõuagi sõita kuskile sinna mujale saali ja möllata ja teed kodus palju kiiremini ära, aga saali minnes on ka variant rühmatreeningud. Rühmatreeningud on üliäge võimalus, üliäge variant. Olen ise käinud on ju igasugustes rühmatreeningutes ka, sa ei peagi mõtlema, sa lähed lihtsalt kohale, sul on veel kellaaeg paika pandud, mis on võib-olla eriti hea, sest kui sul on nagu paigas registreeritud, sa oled täna kell 6 sinna rühmatrennis, sa lähed sinna kohale, sa ei pea mõtlema, sa teed kaasa ära, mis treener sulle ette näitab seal ja ongi kõik on ju. Et rühmatrenne mina väga soovitan, eriti võib-olla, kui sa tõesti oledki nagu algaja, sa täpselt ei tea, kuidas, mida ja ta nagu hoiab sind ka jällegi paremini järjel, sest et sa ei pea õhtul nagu või hommikul kuidagi hakkama ennast motiveerima ja venid selle ajaga, et sinna trenni võib-olla minna, et sul on see, sul on kell 6 trenni. Ma võin hoida sul, kui tahad. ja teiseks on ka see, et liikuda täpselt isegi praegu, meil lähevad veel ilmad nii ilusaks, nagu sa saad õues ka nagu kas või kõigepealt mingisugused, ma ei tea, jalutused, võib-olla on ju hoopis tahad joosta, võib-olla sul on, ma ei tea, ratas võimalik, võib-olla ma ei tea, rullitada, ma ei tea, on ju, selles mõttes meil on nii palju ju tegelikult õues liikumise võimalust ka, kas või võtta on ju sõbrad või sõber kaasa, minge matkake on ju, mis iganes või jalutage niisama on ju, et võib ka kodu juures olla, see ei pea olema mingi suur, ma ei tea, rabamatki ette võetud, mis ei ole ka üldse halb variant. Praegu on tegelikult kõik kohad on täis välijõusaale. Ja välijõusaale. Sinu vanaema, minu ema, eks ju, 80-aastane, kes käib
ja teeb kõik aparaadid lihtsalt natuke läbi, seal ei ole midagi osata, vaid seal on, astud peale ja lihtsalt liigutad. Jah, no jah, seda küll, aga tead, kui sa ikkagi saalis on ka tegelikult veits lähed, istud peale ja liigutad. No saalis on juba natuke keerulisem, rohkem rahvast ja nii edasi. Aga jah, et sa kindlasti ei jääks kinni sellesse, et sa pead jõusaali minema, et sa ei pea minema jõusaali, neid variante on nii palju ja saab alustada, jah, tõesti. Mine lihtsalt kas või jaluta, et tee mingi kodune videotreening. Ja ongi juba tegelikult väga-väga hästi. No meil FitLabis ongi videotreeningud, et tegelikult kas mina või Berit näitame ette ja sa pead lihtsalt kaasa tegema. Väga lihtne. Ja võtab vähe aega. Jah. Nii, siis lähme edasi. Ma loen ette või? Loe. Kaalun 100+ kilogrammi. Kuidas alustada jõusaalis käimist? Tunnen, et kõik vaatavad mind, kui sinna lähen. Siit natukene nüüd on ju, rääkisime juba sellest saalist, jõusaalis käimisest ka. Noh, siin võib-olla on see, et kui sul tõesti on see soov on ju sinna jõusaali minna, siis jällegi tegelikult saab tuua välja on ju selle, et võib-olla esimene kord võtta endale see treener, kes saab siit tegelikult juba nagu nii palju on ju juhendab, julgustab, et isegi kui sa võib-olla, ma ei tea, teaksid tegelikult, mida teha, siis ikkagi treeneriga koos võib-olla on alguses nagu kuidagi julgem, ta nagu, ma ei tea, aitab sul paremini sulanduda on ju sinna jõusaali kuidagi sisse ja kindlasti pakub sellist mõnusat nagu tuge. Aga kui sa ei taha treenerit ka võtta, on ju, siis reaalselt mina ütlen tegelikult nagu lihtsalt nagu mine, nagu kedagi ei huvita. Et noh, tunnen, et kõik vaatavad mind. Ei vaata, mitte keegi, kellelgi pole aega selleks. Enamus teevad ikkagi oma trenni. Mina teen oma trenni, aga mina olen veel pigem see, kui mina näen inimesi, kes noh, võib-olla ma näen visuaalselt, et ta ei ole hetkel võib-olla noh, ma ei tea, ei ole terve elu teinud trenni või ongi see, et okei, ta ongi seal ülekaalus on ju, ta kuidagi tuleb trenni, proovib. Mina pigem mõtlen, kui äge, kui tubli, et sa siia trenni tuled, sest kui lihtne sul on kodus teleka ees krõpsu süüa. Kõik võivad seda teha, aga ole see 1%, kes otsustab, et ei, tema teeb midagi enda heaks. Tema läheb sinna jõusaali, on ju. Et see just pigem et näha nagu inimesi, kes tulevadki ja proovivad ja pingutavad ja nagu kuidagi panustavad, et see on iga inimene, kes sinna tuleb, on nagu tubli. See on, ma ei kujuta isegi ette, milline inimene peaks vaatama kuidagi ülekaalus inimest ja mõtlema, et miks sa trennis oled. Nagu, seda ei ole. See ei ole isegi loogiline, et ilmselgelt esiteks iga inimene peakski liikuma, iga inimene super, kui ta liigub, on ju, kui sul on mingi ülekaal, sa lähedki ju trenni, see ongi ju nagu nii loogiline asi, mida selles mõttes teha, et inimesed, kes on jõusaalis, nad saavad aru, mida ju tähendab enda heaolu, endast hoolitsemine, trenni tegemine, miks see on hea, miks see on vajalik ja nad nagu ju pigem on see iga inimene, kes teeb sama asja, siis sa oled nagu respekt on ju, äge on ju, me oleme inimesed, kes me hoolime üksteise tervise, mitte üksteise, vaid enda tervisest siin kõik on ju, et keegi ei hakka vaatama, et miks ülekaalus inimene trennis on. No see ei ole isegi tõesti nagu loogiline, pigem ongi ju see, et nagu super tubli. See on minu arust arvamus, jah, mis tegelikult liigub päris tihti, liigub päris palju ja seda arvatakse palju, aga tõsiselt jõusaalis ei vaata sind keegi viltu. Mine kohale, naudi. Et täpselt, et jah, ma ei oskagi isegi siin midagi muud öelda peale selle, et pigem inimesed, kui keegi üldse kuidagi vaatab või on ju, ma ei tea, tegelikult ei vaata reaalselt, aga pigem on see sellepärast, et sa oled tõesti tubli, jah. Ja selle vaatamise kohta veel ka mina näiteks üks päev ütlen, natuke läheb korraks teemast välja, aga üks mees tegi jõusaalis üks päev harjutust ja ma vaatasin ja ma jäingi vahtima teda, sest ta tegi nii põnevat harjutust ja ma vaatasin, et appi, kui raske see harjutus tundub ja täitsa lõpp on ju, kuidas ta teeb sellest miti peal ühte harjutust ja siis ma pärast ei mõtlema, et proovime läinud või? Ei, ma proovime läinud ja ma jäin pärast mõtlema, et ei tea, kas see mees nagu vaatas ja mõtles, et mida ma vahin teda, on ju. Kuigi ma tegelikult vaatasin veel niimoodi, et what the hell, et see tundus nagu nii raske harjutus ja tegi veel on ju tuhare harjutust, üks väga tugev nagu siuke tuhare harjutus seal smiti peal, mis jällegi ka vaata, mehed treenivad tugevalt tuharat, on ju, et ei ole mingit nagu neid kuidagi mõtteid või müüte nagu selle jõusaali ümber on nagu nii palju, et tegelikult lihtsalt mine ja tee ja igaüks, kes isegi peaks kuidagi viltu vaatama, siis see on nõme ja imelik inimene. Mina ei ole näinud niisugused. Päriselt. Nii et kindlasti mine ja toimeta ja naudi. Pane veel endal mingi, ma ei tea, oma tümpähe, kui tahad ja lihtsalt ole seal omas muldis. Nii, lähme viimase juurde. Okei.
Oleks vaja kaalust alla saada ja eelkõige energiat juurde saada, kuid tunnen, et ei ole lihtsalt jõudu ja ei jõua tervislikke toite valmistada. Nii palju toimetusi ja ringi jooksmist. Haaran kogu aeg kiirete valikute järele, mis omakorda tekitab stressi. Tunnen, et kontroll on nagu kadunud ja elan mingis kiires virvarris. Olen nagu kaotanud ennast. Kuidas sellest välja saada? See on preppimine, jah? Jah. Siin on põhimõtteliselt preppimine üks võimalus kindlasti, et jällegi see ka, et kui sa ütled, sul tundub, et on kiire elu, palju toimetusi, haarad kiirete valikute järele ja see tekitab sulle veel stressi, siis see võiks olla tegelikult see sinu sütitaja veits, et sa ei taha olla selles stressis, sa ei taha pidevalt nagu tormata ja joosta ringi ja kogu aeg haarata mingi suvalisi asju ja siis tunda ennast veel kehvasti, et sa teed kuidagi võib-olla neid kehvemaid valikuid. Ja et sa ei suuda ise kontrollida täpselt kõik, et sa kuidagi lihtsalt oled selles voolus nagu mingi tormad kaasa selles virvarris. Et planeerimine ja preppimine. Et proovigi lihtsalt võtta nagu see, et päriselt planeerida enda need toidukorrad ära täpselt jällegi eelmisel päeval. Ja mõeldagi läbi, kuna sa saad süüa, mida sa saad süüa täpselt. Ja kuidagi mõelda nagu läbi enda need toitumised ja mina täpselt preppidagi toidud valmis. Ja see ei võta aega, kui sa näiteks ütled ka, et ma ei tea, ei ole jõudu, ei jõua tervislikke toite valmistada, siis see päriselt ei võta aega. Mina teen endale niimoodi, et ma saan teha endale 4 lõunat ja 4 õhtusööki ära poole tunniga. Ja poole tunniga on mul 4 päevaks mure murtud. Hommiku ja õhtusöögi on ja sa teed eraldi, eks ju? Või hommiku ja... Ainult hommiku. Või sa sööd vist 4 korda päevas või? No mul oleneb tegelikult. Midagi veel õhtul, eks ju? No jaa, aga seda see pigem sa võtad mingi asja nagu kuidagi, see ei ole isegi tegemine. Et selles mõttes lõuna ja õhtusöögid. Ja kui sa ütled mulle, et sul ei ole 4 päeva tagant pool tundi aega, siis ma ei usu sind. Okei, selles mõttes, selle aja tegelikult leiab igaüks selle pool tundi, et teha endale need toidud valmis ja usu mind, kui palju vähem sul on seda peavalu, seda stressi, seda, ma ei tea, vastikut kuidagi tunnet, et sa ei jõua, sa ei saa, sul on kiire, sa tormad kogu aeg ringi, et päriselt ka nagu 0 muret, 0 peavalu, sul on need karbid kogu aeg kapis, kui sa liigud ringi, sa saad võtta ilusti toidud kaasa, ei ole ka seda, et sul on palju toimetamist, et kuidas sa teed endale toidud ette. Väga edukalt saab teha väga lihtsaid toite, mis püsivad väga ilusti karbis sul ka kas või terve päeva kaasas, sul ei ole vaja ka mingit külmkappe asju, et neid variante on väga palju ja siin saadki võtta nagu väga lihtsad retseptid. Ja siin on veel kirjas ka see, et ei jõua tervislikke toite valmistada, kui siin tekib küsimus, et toitu jõuab valmistada, aga tervislikke toite ei jõua. See tähendab seda, et tegelikult toidu valmistamiseks nii-öelda nagu aega on. Et jah, et mingi aeg sul ikkagi on, et sa midagi ikkagi teed valmistada, aga sa ei jõua tervislikke. Ja täpselt nagu ma ütlesin. Ükskõik kumba teed, tegelikult mõlemad võtavad sama kaua aega ju. Jah, mõlemad võtavad aega, et see tervislik toit kindlasti ei ole kuidagi ajakulukam, et toorainete vahe natukene on, mitte ju tegelikult mingisugune valmistamise ajakulu ei muutu, et väga lihtne on teha endale valmis ette toite. Tahtsid midagi lisada? Siin on nagu, jah, midagi isegi väga keeruline lisada. Siin tundub nagu natukene vabandust otsimine see, et mul ei ole aega teha tervislikke toite, aga muid toite teen, eks ju, et ma näen, et siin preppimine ja tuleb tegelikult leida üles see miks, et miks sa tahad tervislikult süüa, miks sa tahad kaalu langetada ja ennast paremini tunda. Ja kui sa nagu selle üles leiad, siis tuleb ka paremaid valikuid hakata tegema. Ja siin on isegi see ka, et natuke nagu kuidagi kaotanud ennast, et võta nagu korraks endaga aeg nagu ja proovi siis nagu ennast ikkagi seada nagu prioriteediks. Kui sul on ka siin on ju võib-olla pere, et ma ei tea, kaasad, lapsed, et aga mõtlegi sellele, et tegelikult sina oled tegelikult enda elus on ju prioriteet. Kui sinul on oma asjad paigas, kui sul on oma asjad planeeritud, tehtud ja nii edasi, siis sa tegelikult
toimid paremini, sa oled produktiivsem, sa oled õnnelikum, sul on rohkem energiat, sa oled oma selle kaasa, pere, laste jaoks töö juures igatepidi palju parem ja rõõmsam ja tegusam ja mõnusam nagu inimene ise. Et need baasasjad, nagu enda vajadused tegelikult tuleb seada esikohale. Et mul peab olema, ma ei tea, oma see tervislik toit on ju, ma pean saama liigutada ennast iga päev pool tundi on ju, mulle on kaasa tehtud alati see enda lõuna on ju, sest muidu ma lähen võib-olla stressi, ma pean võib-olla haarama kuskilt mingi kiire asja. Ära ise tekita endale neid stressiolukordi, neid on nii lihtne vältida nagu ise ennetada, iseenda mingisuguse etteplaneerimisega ennetada seda, et sa pidevas mingisuguses stressis oled. Ja mõtledki enda jaoks selle läbi tegelikult, mis sinu jaoks on oluline. Miks see on oluline ja kuidas sa saad enda need põhivajadused, mis tegelikult panevad sind hästi tundma, seada siis nii-öelda esikohale. Ja mis iganes need väikesed harjumused või tegevused või täpselt need on ju toidukorrad, võib-olla ka liikumine on, siis see on nagu must have asi. No, see peab nagu su kavasse nii-öelda ära mahtuma. Sa planeerid need asjad ära, sa teed kas või oma need kõik toidud ära ja siis hakkadki on ju siis kuidagi oma elu ümber selle nagu tegema, sest et need meie enda baasvajadused, need on nii olulised ja nendest ei saa mööda tegelikult vaadata. Et muidu sa tõesti kaotadki ennast ära, jooksed ainult, ma ei tea, elad mingit teiste elu ja teiste pärast ja mis elu see on. et enda asjad paika ja nii ongi tegelikult. Et lihtsalt võtad kas või ühe õhtu, istu pagan, istu korraks maha ja mõtled enda jaoks läbi, mis on need sinu jaoks olulised asjad. Ja siis planeerid need ära ja paned need endale ja hoiad nendest kinni, sest sa oled siis ise igatepidi ka palju õnnelikum ja parem inimene ja ka teiste jaoks. Mic drop. Tänane osa sai meil siis selline. Kui ka sul on mingisuguseid küsimusi, mõtteid, muresid, mis iganes, kirjuta meile julgesti ja arutame neid asju ja kõik jääb anonüümseks, nii et see on sinu võimalus saada siis tõesti sellist anonüümselt personaalset nõu ja soovitusi. Nii et jah, link on kirjelduses ja näeme juba järgmine kord. Oot. Like ja subscribe. Like ja subscribe ka. Ja siis on kõik. Nii et tšau!